ründajad ja tõestatud kvaliteediga ründajad. Siin aga siis nurgalöök madalalt ja Kruznov pääseb löögile ja olemas 1-0! Maksim Kruznov näitab, et on nagu vein, mis läheb aastatega paremaks. 11. minutil asub Narva Trans seda kohtumist juhtiva ning mis seal salata, Tartu Tammekal tehti praegu ära relvaga, mis on just nimelt Tartust välja kasvanud, ehk et Tammeka 1 on Eesti jalgpallifolklooris selle nurgalöögi kombinatsiooni nimi, kus antakse madal pall sinna penaltipunkti kanti rihituna ning esimene mängija jookseb pallist üle ja siis teine lööb ning Kruznov selle olukorra praegu filigraanselt ära lahendab ning viib madalalt jällegi pääseb Kruznov löögile ja seal on võimalused transimeestel ja löövadki 2-0 värava ära ning Irje saadab palli väravasse ning täpselt nii nagu esimene värav mängitakse ka teine värav ehk et Kruznov pääseb nurgalöögi järel, madal nurgalöögi järel löögile, kui nüüd Lukjanov tõrjub erinevalt esises pooles, siis Irje on aga seal esimesena jaol ning lükkab palli väravasse seisuks 2-0 ning Narva Transi kolmas võit sellel hooajal on nüüd juba palju lähemal, sellepärast et kas Tammeka nüüd 2 väravat tagasi suudab lüüa, on aga ja sellega ongi kohtumine ka lõppenud ning Narva Trans alistab koduväljakul 2-0 Tartu Tammeka. 11. minutil Maksim Kruznovilt avatabamus ning 53. minutil Irje Eliseelt 2-0 ning sellega on Trans ka selle kohtumise võitnud. Mõlemad stuudios ning Narva Transi kaitsja Erik Grigorjev. Võit tuli, mitte küll kõige ilusama mänguga, aga see mänguilu vist hetkel Narva Transi väga ei huvita, et tähtsam on võidupunktid. Jah, ma olen nõus teiega. Et 3 punkti on, see on tähtsam praegu kui ilus mäng. Aga mida peab tegema, et mäng ka ilusamaks muutuks? Tööd rohkem teha. Eks treeneritel on näha jälle. Mida peab parandama ja parandada on veel ruumi, kindlasti. No hooaja algus oli Narva meeskonna jaoks väga keeruline. Esimesed 6 mängu, mitte ühtegi võitu. Kuidas meeskonna meeleolu selle jooksul oli ja kuidas te sellest mustast august välja tulite? Loomulikult olime enne masenduses, et kaotasime nii palju mänge, nii palju punkte kaotasime. Esikolmik on nüüd nii kaugel, et see on väga raske kätte saada neid. Aga praegu mängupilt on natukene muutunud parema poole ja loodame, et hakkab veel muutma. No viimasest 5 mängust on saak juba päris hea, et on 3 võitu, 1 viik, 1 kaotus. Jah, olen nõus teiega. Transi ootavad suvel ka eurosarja mängud, et kas võib nüüd öelda, kui ütlesid, et esikolmik on juba päris kaugele nihkunud, et see eurosarja on nüüd vast selle hooaja äkki isegi peaeesmärk? Ma usun, et kõikidel meeskondadel on eurohooaeg põhieesmärk, et jõuda teise ringi ja 3. võib-olla. Ja Trans tahab ka nüüd esimest korda lõpuks sellega hakkama saada? Noh, tahame alati, jah. Hüva, aitäh sulle, Erik. Jõudu jaksu ning kutsume siia jalgpallistuudiosse nüüd uue külalise juba ning Tartu Tammeka peatreener Kristjan Tiirik. No, naeratus on küll näol, aga rõõmustamiseks põhjust vist väga ei ole. Kindlasti mitte, et
noh, neid mänge on meil see hooaeg päris palju olnud, et kus nagu meil jääb lõppmomentidest vajaka ja ei löö ise ära ja hoopis meile lüüakse ära ja kus jäävad, noh, ütleme tänane mäng, kui võtame, et mänguliselt Transil nagu hetkel ei meenugi, et neil oleks ühtegi momenti olnud mängust. Nagu võtame meie momendid, siis esimene poolaeg Niimo 1-1, teine poolaeg Poist Latt, et no keeruline on niimoodi mängudest punkte saada, kui me neid momente ära ei lahenda, et ja ongi kahju, et ma arvan ka mängupilt oli tegelikult meie poolt vaadates päris okei, et suutsime nagu lükata ja just eriti teine poolaeg ning neid võimalusi luua, et ega noh, pead norgu ei saa lasta, et hooaeg on ikkagi selles mõttes, et on veel ees, et mänge on piisavalt ja loodetavasti hakkavad ka need väravad tulema ja hakkame ka punkte võtma, et üldpildis, noh, mängupildiga ma arvan võin rahule jääda, aga noh, lihtsalt ongi see, et 2 väravat nurgalöögist, et sellega kindlasti ei saa rahule jääda, et niimoodi magatakse mängijad maha ja ei olda momentides sees, et kusjuures mõlemad nurgalöögid, mõlemad väravad tulid ju sarnase lahendusega nurgalöögist ka veel. Jah, täpselt, et see on ju vana Tartu 1. No jah, kas ta nüüd päris 1 oli, aga ütleme, et just eriti see teise poole värav, et see nagu jääb kripeldama, et seal on nagu mänge, kes peab seda tsooni katma ka ilma mängijata, aga jah, nii on keeruline, et teeme 0-2 taha, et siis oli Narval nagu lihtsam, et poole ajal ütlesin ka, et oli näha, et Trans vajub kindlasti teine poolega ära, et nad ei jõua enam ja et meil tekib variante, aga paraku ka jah, see 0-2 oli juba nende jaoks natuke turvalisem edumaa. No on aru saada, et Mikael-Patrik Kaltenhauser, senine esiväravaht enam Tammeka eest ei ole mängimas, et kuidas sa näed Tartu väravahi sektsiooni olukorda nüüd, kui hooaja, ütleme, 2/3 hooaega on veel ees ootamas? No kindlasti ta oli väga vajalik mäng ja päästis meid enamus mängudest nii hullemaski, aga ei kahtle, Lukjanov sai täna väga hästi hakkama ja kindlasti tal on lihtsalt vaja veel mängupraktikat ja kogemust ja küll siis tuleb see enesekindlus ning muutub juba nii-öelda meile kindlaks seal taga. Hüva, aitäh sulle, Kristjan, loodame, et Tartu ikka veel tõuseb, sellepärast et Tammekat on meistriliigal ja ometigi vaja.